videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, maailmatuma maailm, nii suur maailm, et vaata varsti pole enam ruumigi. Olge tervitatud kõik, kes te olete toetanud ja toetate Nõmme raadiot. Peame vastu, kuni tuleb see lõpp, mitte lihtne lõpp, vaid päris lõpp ja hoiame seda endast eemal nii kaua, kui saame. Avirama 1000 päeva tagasi juba kuulutas, et vaat nüüd tuleb see uue maailma teke või õigemini üle mingi küüru saadakse ja läheb lahti ja üllatav, tõepoolest on kuulutatud, et nii palju lolle ühe korraga meedia esikülgedel pole nagu aastaid näinud. Näidati siin retrobesti uut moodi, kus kutil olid jalas, ma ei tea, kas kohaliku tööstuse või Hiina alukad ja kõik. Ja vaat see on retro ja see on best. Muidugi õnneks nad ei tee seda eesti keeles, aga ikkagi jube. Täna on meil siis stuudios, nagu vanemad inimesed teavad, püsijälgijad, toetajad kontrollivad ja nii edasi ja sealt tagasi ka ei keegi muu kui väljauuriv ajakirjanik Andres Raid, kellel kohe on neid välja uuritud asju. Ole hea, Andres! Tere kõigile! Kohe ette väike vabandus, sellepärast, et kõik tuleb kuidagi sumbuurses järjekorras. Õigemini järjekorda ei ole, täpselt laekumise järjekorrast ette võtamegi. Kronoloogiline värk. Jah, kronoloogiline mõnes mõttes küll. Natukene, üks asi ei ole kronoloogiline. Aga selle juurde me jõuame, ma usun, et see võib isegi huvitav olla. Ja kui ei ole, siis laseme kõrvust lihtsalt mööda. Nagu kuulujutt, ühest kõrvast sisse ja teisest välja. Ei, kuulujutu puhul on teistmoodi. Tühja jutu puhul on ühest kõrvast sisse, teisest välja. Kuulujutu puhul on ilmselt ikka niimoodi, et kõrvast sisse ja suust välja. Ja veidi muudetuna, juurde panduna ja veidi mugandutuna, ehk siis moodsa sõnaga arranžeerituna. Ühest kõrvast sisse, teisest välja pidavat olema snaiperite vanasõna. Võib olla küll, jah. Istud kuskil, ootad ja ongi. Jah. Nii, võtame kohe ette. Keegi Emily Mirelle, meil on nimed, nii et kahte ühesugust enam ei ole. Emily Mirelle Vutt, tema õpib Nairobis. Ja ta pealkirjastab oma arvamusavalduse niimoodi. Ma ei kartnud surra, ma kartsin vaikida. Punkt. Keenia noored alles võitlevad demokraatia eest. Kas nad teavad, mis nad teevad? Ei, mis asi see demokraatia on ja milline demokraatia vorm parasjagu aktuaalne on. Just nimelt, kui nad ei tea, mis see on, kuidas nad võitlevad, kellele nad kitli peale annavad. Aga mul on selline tunne, et see nimetatud Emily Mirelle Mutt ei tea ise ka. Võtame lähemalt natukene. Teksti järgi võib-olla tegemist on suurepärase ja toreda noore inimesega, kes on läinud Aafrikasse õppima, muide avatud ühiskonna raames. Avatud ühiskond kuulub kellele? Ikka meie see S-tähega sõber. S-tähega sõber ja teine täht on Soros. Jutt on Sorose poeg Alex muide hiljaaegu abiellus. Ta on 39, pruut 49 ja lapsed 59. See on nüüd tuleviku küsimus, vaatame, kelle nad, kui otsustavad muidugi. Aga olgu pealegi, noorpaarile. Jah, palju õnne, aga Macroni abikaasa on meil ju näite tulemas, ei tea, kas siin hakkab ka kõrvakiilude plaksudesse elu edasi minema, nagu Macroni puhul. Ma saan aru, et see peaks olema meie tänastele noortele eeskuju. Võib olla, aga nüüd loeme lähemalt. Keenias toimuv tuletab meelde, et demokraatia
ei toimi iseenesest. See vajab osalust, tähelepanu ja teadlikkust ka siis, kui kõik näib toimivat. Mitte sellepärast, et meie igapäevane reaalsus oleks võrreldav, vaid sellepärast, et meil on vabadused, mille eest teised peavad alles võitlema. Mis vabadused meil on, mille eest teised peavad võitlema? Ja kas siis Keenia noored teavad, mis meil on ja sellest tuleb võidelda? No kui see sinu siin nimetatud Efrasiin Jeljovinja ilusti ütles, mis vabadused on ja mille eest tuleb võidelda, siis on ta ju kohalik väejuht. Nüüd tuleb ära. Kuid üliõpilasena, kes on viimase poole aasta jooksul Nairobis uurinud Z-põlvkonna protestiliikumist, olen ma kuulanud neid lugusid hirmust, julgusest ja põletavast soovist oma tulevik tagasi nõuda. Nii, nüüd mõningad täpsustused. Vaata, tulevik on mingisugune asi, mis on tulemas, mida veel ei ole kunagi olnud. Tagasi sa saad nõuda seda, mis on sul kunagi olnud. Raha või pintsak või paremad riided. Kui näiteks miskisugune röövel umbtänavas selle sult vabastas sinust sind nende kandmisest ja raha puhul tassimisest, kaasas tassimisest näiteks. Sulle saabus vabadus nii pintsakust, rahast kui ka muudest parematest riietest. Nii et tulevikku tagasi nõuda põhimõtteliselt ei ole võimalik. Hea küll, me võime poeetiliselt rääkida näiteks mineviku tagasinõudmisest, õigemini selle adekvaatse kajastamise taastamisest. Ehk siis, kui on kogu aeg räägitud, et näiteks, et nõukogude võim tuli ja vabastas siinse töörahva, mida siin räägiti pikka aega, siis nüüd tahaks oma ajalugu selles mõttes tagasi, tahaks oma õiget ajalugu, et tegelikult päris nii ikka need asjad ei käinud. Alles hiljaaegu tähistasime ka küüditamise järjekordselt väga kurba tähtpäeva või mälestuspäeva. Ja nii, et ei olnud niimoodi. Võt sellises mõttes ilmselt muidugi on võimalik nõuda adekvaatse ajaloo kajastamist või käsitlemist, kui soovite. Aga tulevikku tagasi ei ole nõuda võib. Ja teine on see Z-põlvkond. Ma kujutan ette, kas sa kujutad ette, et sa lähed praegu kuskile õue, kirjutad rinna peale suurelt särgi peale Z-tähe ja alla veidi väiksemalt põlvkond. Ei, ma ei kujuta ette ja ma ei kujuta ette ka, et tähestiku viimasel tähel võib olla mingisugune tulevik. Et see ei ole muide Eesti tähestik. See on ladina tähestik, Z on. Eesti tähestikus seda ei ole. Aga olgu. Nii, Z-täht pidi olema keelatud ju. Tänu sellele, et selle on võtnud kasutusele Venemaa relvajõud Ukrainas. Sellega tähistatakse neid relvajõudusid. Ja tervet põlvkonda. Ja mingisugust tervet põlvkonda. Aafrikas. Aafrikas see, mis peale tuleb ja siis kas Ukrainas, mis mulla alla läheb või õhku lendab. Vaata, see ongi see uus aeg, kuhu me oleme jõudnud. Aga kui see on tudengi käsitlus, ma saan aru, et seda räägib keegi mingisugune revolutsionäär, kes kirjatähti veel ei tunne, on selle asja kõik vahele jätnud ja otse kohe barrikaadidele sööstud. Silmad leegitsemas ja võib-olla tõesti õige asjad isegi seismas, kas või selle eest, et saaks ka kooli minna, omandaks õiguse ka kooli minna või võimaluse või mõlemad, nii õiguse kui võimalused. Aga kui seda kirjutab meile üliõpilane, siis ta on üliõppinud. Põlvkonna protestiliikumine Aafrikas, vaat siis tekitab küll mingisugune küsimus või tekib mingisugune küsimus, millele tegelikult ei ole isegi võimalik vastata, isegi selline täpne küsimuse püstitus on ka ilmselt võimatu, sellepärast et see on midagi non plus ultra, ei mitte midagi ja veel natukene, sa ei saa ju, aga olgu pealegi. Võtab ette, nii Briti meedia, võt nüüd manipulatsiooni selline labane, aga tõhus viis manipuleerimiseks. Pealkiri, Briti meedia, Vene nunnad levitavad Eestis Kremli propagandat. Võtame natukene lähemalt ka. Briti meedia tegelikult ise ju siin mitte midagi ei väida. Briti meedia, The Telegraph, vahendab lihtsalt Eesti ametniku sõnu,
kes on selle niimoodi välja käinud. aga nii luuaksegi rahvusvaheline tõde, et alguses keegi arvab, järgmine aste käsitleb seda faktina ja siis läheb edasi. ja Kremli propaganda on ka muide pereväärtused tuleb välja. noh, pereväärtused, ema, isa ja lapsed ja vanaisa ja vanaema, see on ka Kremli propaganda tuleb välja niimoodi. Otse välja öelduna. Vähemalt niimoodi arvab, kohe ütlen sulle, kes. Siseministeeriumi usuasjade ja kodanikuühiskonna osakonna juhataja, kodanikuühiskonna osakonna. No jah, juhataja arvab niimoodi. Millega ta tegeleb muidu see kodanikuühiskonna osakond? Jah. Ei tea. Ei tea, võib-olla on mingi väga tähtis missioon, millest ei ole teada antud. No aga loomulikult need tekstid ja need ülesanded kõik on kirja pandud tegevustena ehk vahenditena. Laiendame, suurendame, arendame ja laiendame veelgi efektiivsemalt ja senisest veelgi enam ja senisest veelgi efektiivsemalt. Selliseid loosungeid annab püsti panna ja üksteise järgi ritta sättida õige pikalt. Kunagi oli noorsooteatris vist koosolek ametiühingu või ma ei tea mille oma ja seal loeti ka ette igasuguseid selliseid, et tõstame näitlejate kutsemeisterlikkust ja lisame hoogu ja Karusoo hakkas küsima iga asja peale, kuidas. Lõpuks olevat ta saalist välja löödud. No ikka. Ja kui välismaa pressi juures juba oleme, siis Le Monde, Prantsuse, mitte tundmatu väljaanne. Huvitav küll on teinud päris pika videoreportaaži Ukrainast ja räägitakse varjamatult muide sellest, et nüüd ümber nimetatud Azovi pataljon, tal on nüüd mingi rünnakubrigaadi ja number ka, ma ei hakka kuulajad vaatajad ei hakka numbritega vaevama, aga on selgelt natsimeelne ja kannab siiamaani avalikult natsisümboolikat. See tähendab siis haakliste, Schwarze Sonne, see on siis must päike ja Wolfsangel ja kõik muu sinna juurde kuuluv, mis peaks olema kuidagi moodi keelustatud, mitmetes riikides muide ongi. Aga nüüd esimest korda pööratakse tähelepanu sellele, et tõepoolest ja ideoloogia ja traditsioonid on suuresti võetud täpselt sealt samast. Siin ma võin sulle vahele torgata, et juba üleeile tuli informatsioon, et Ameerikas on otsustatud siiski Ukraina president kellegi teisega asendada ja seda põhjendatakse, et kuna tal on võimalusi mitmele poole maailmas niimoodi oma kinnisvarasse elama minna, siis ei ole nagu häda midagi ja ei välistata ka mõne riigi kaitset talle. Ja täiesti võimalik. Nii, aga olgu pealegi, nüüd vahepeal oli siin võidupüha, president Karis võidupühal ütleb niimoodi. Vajadusel sandistame vastase sõjamasina tema koduhoovil. Ma saan aru, seda vajadust siiamaani siis ei ole olnud. No see on siuke kujundlik ütlemine, aga see, vaata see läheb jälle ka sõja õhutamise paragrahvi alla. Vajadusel sandistamine, aga hakake siis sandistama. Ei no kes otsustab vajaduse? Ei no aga siis sandistaks ära ja meil kaob ära üldse vajadus sellele tähelepanu pöörata, meil kaob vajadus ära investeerida, kulutada, raisata 5% või rohkemgi oma sisemajanduse koguproduktist sõjalistele kulutustele, siis lihtsalt ei ole enam põhjust, sellepärast et vaenlast enam ei ole, nagu president Karis ütleb võidupühal, me sandistame ta koduhoovil. No ja see droonivastane kaitsekraav on ju ka pooleli veel. Ja Veiko Vello Palm lisab siia juurde, Veiko Vello Palm teadupärast ei ole mingisugune suvaline võll kuskilt, vaid on päris kõrge Eesti kaitseväe ohvitser, ütleb, et jällegi tsiteerin, ennetav löök on mõistlik, ennetav löök tuleb anda.
tee teistele seda, mida teised tahavad teha sulle, aga tee esimesena. See on niisugune ilus ütlemine, aga kas sõja puhul ennetavad, Iisrael andis ennetava löögi ja ta on vist seda veel teinud. See oli huvitav konflikt, 12 päeva ta kestis ja see on selles mõttes üsna huvitav. Mõlemad riigid kuulutasid ennast selles konfliktis võitjaks. No loomulikult. Iraan ütles, et sionistide sõjamasin on hävitatud ja hirmsa löögi saanud. Ei hävitatud, seda ta ei öelnud, aga hirmsa löögi saanud ja on nurjatud plaanid ja nii edasi, nii edasi. Iraan tuli tänavale, Iraani rahvas, muide rahvas kuidagi moodi muutus järsku päris ühtseks. Ja siis kuulutati ennast võitjaks. Sama ütles Benjamin Netanyahu, et võit on saavutatud ja tuumaprogramm on seisva pandud, enam mingisugust ohtu ei ole. Nii et mõlemad riigid on kuulutanud ennast võitjaks. Siin muidugi on üks tähelepanuväärne asi see, et niipea kui see konflikt lõppes, see võimaldas sisemisel opositsioonil Iisraelis tuua Netanyahu jälle kohtu ette ütlusi andma, sest teda ja tema naist süüdistatakse korruptsioonis. Naine olevat ka 290 000 mingisuguseid luksuskaupasid kokku ostnud. No niisugune. Ei tea, mis sellest tuleb. Meie üksikasju ei tea ja meie ei võta ka mitte mingisugust seisukohta, ainult nendime, et selline asi juhtus. Ja see konflikt on veel huvitav ka sellepärast, et samal ajal, kui Ühendriikide kongressis kostub väga valjult hääli, et president Trumpi suhtes peaks kasutama nüüd impeachmenti või vähemalt selle alustama, see tähendab, et president kuulutatakse nii-öelda väljaspool seadust olevaks, päris täpselt see nii ei ole, aga enam-vähem. Sellepärast, et ta alustas ka või pandis oma panuse, ta ründas sõjaliselt Iraani, kongressilt selleks luba küsimata ja samaaegselt on antud sisse dokumendid, et selle sama sõja lõpetamise eest anda Donald Trumpile Nobeli rahupreemia. Nii et külgi, kus koha pealt neid asju arutada, vaadata, on küll ja üks on vastukäivam kui teine. Ja jällegi on veel üks briljantne külg, see sinu sõber Herr Taro. Tema ju esines pealkirjal, vaata need muinasjutu tegelaste nimed mul meelde ei jää, aga tema kuulutas, et orkide, mis... Oot, see tuleb, mul on see olemas. Jaa, see tuleb. Nii, siis üks huvitav pealkiri. Krimmis on lõvipark, mis on töötanud seal juba pikka aega. Ja nüüd öeldakse niimoodi, seal selle pargi juhataja või direktor, ma ei tea, kuidas ta õige nimi on, selle juht, nagu selle kogu asja ettevõtja, lõvi käest sai ta pureda ja pealkiri on selline. Krimmi kollaborant viidi lõvihammustuse järel haiglasse. Krimmi kollaborant. Ta jäi oma ametikohale edasi võimvahetus, aga tema kantseldas ikka lõvisid. See võimaldab teda kollaborandiks nimetada. Ju siis vabatahtlik ja lõvi, isegi lõvi saab aru, et tegemist on kollaborandiga ja surus hambad talle kuklasse. Ei tea, mis ta edasi on saanud, igal juhul haiglasse on viidud. Aga pealkiri on selline. Nüüd, miks ma selle välja võtsin? Selle taustal jõuame kodumaiste kollaborantideni välja. Siiamaani olen saatnud kõikidele koos Mart Olav Niklusega, kes on tänasel päeval suhteliselt hea tervisi juures, saadame talle kõikidele tervisi, talle tähendab tervisi, kõikidele teistele endistele vabadusvõitjatele, kes elus on veel täpselt samamoodi. Ja oleme saatnud küsimuse, et kas Eesti esimesest prokurörist alates 92. või 91. aastal, ma ei mäleta, millal me alustasime, nii et see on pikk traditsioon juba. Ja küsimus on kõlanud järgmiselt. Kas Eesti Vabariigi prokuratuuril on kavas alustada menetlust seoses
tänaseks vabadusvõitlejateks tunnistatud Jüri Kuke, Mart Nikluse, Enn Tarto, Eve Pärnaste ja nii edasi ja nii edasi. Nendega toimetatud repressioonide asjaolude väljaselgitamiseks ja vajadusel võimalusel nende repressioonide läbiviijaid ka vastutusele võtta, vajadusel ja võimalusel. Siin ei ole mitte mingisugust vereiha, et paneme kinni või poome üles või tont teab veel midagi. Ei, lihtsalt küsimus, et kas on kavatsus uurima hakata. Siiamaani on olnud vastus otse kui copy-paste, ma ei tea, kas ongi võib-olla copy-paste'ina tehtud, täpselt ühesugune ja see, tsiteerin praegu peast, see on olnud siiamaani selline. Kuna Eesti Vabariigi prokuratuuri puuduvad andmed selle kohta, et teie poolt nimetatud isikute põhiõigusi oleks rikutud või riivatud, ei näe Eesti Vabariigi prokuratuur mingit alust menetluse alustamiseks. Selge, ei näe, selline seisukohavõtt. Ja siiamaani on see olnud selline. Nüüd aga uus prokurör Astrid Asi sai ka sellise küsimuse ja väga operatiivselt ja selles mõttes tuleb, kuigi praegu on prokuratuuri suhtes väga kriitilisi arvamusi, antud kaasuse puhul loomulikult me saame ainult öelda, et asjalik vastus, kiiresti reageeritud, nii et selles mõttes töötab nii, nagu üks riigiasutus töötama peab, kiiresti, efektiivselt ja selgelt. Nii et kui on asi selline, siis tuleb ka seda tunnistada, ei ole midagi. Ja see kõlab selliselt. Ma tahan selle ette lugeda sellepärast, et siin ei tahaks eksida. Ei ole viisakas. Ei ole viisakas. Teised on kokku pannud ja näha on, et selle kallal on natukene ka vaeva nähtud ja copy-paste'ist on sel puhul antud juhul loobutud. Riigiprokuratuuri dokumendiregistris registreeriti teie telgitustaotlus, millega soovisite teada, kas riigi peaprokurör alustab kriminaalmenetlus NSV Liidu okupatsiooni ajal toimunud tänaseks Eesti vabadusvõitlejateks tunnistatud isikute Jüri Kukk, Mart Niklus, Enn Tarto ja teised kallal toime pandud repressioonide asjaolude väljaselgitamiseks ning tuvastab väidetava teo toime pannud isikud ning võtab nad võimalusel vastutusele. Mul oli muidugi vajadusel ja võimalusel oli mul, aga olgu pealegi. No jah, vajadus neil ei sobi nagu leitida. Prokuratuur on hinnanud kirjeldatud asjaolude põhjal võimaliku kriminaalmenetluse alustamise ajendit ja alust 8 aastat tagasi, ent asus 28.07.2017 kriminaalmenetluse alustamata jätmised teatisega number see ja see seisukohale, et kriminaalmenetluse alustamiseks aluseid ei ole. Täiendavalt on Riigiprokuratuur kontrollinud 4 aastat tagasi kriminaalmenetluse alustamise aluseid, ent ka 16.02.21 selgitustaotluse vastusest tõdes prokurör, et uusi asjaolusid, mis tingiks varasema menetlusliku seisukoha ümberhindamist, ei ole ilmnenud. Rõhutan, et prokuratuur ei ole eitanud varasemalt ega eita ka täna NSV Liidu teisitimõtlejate toonast represseerimist, ent kehtiv kriminaalmenetluse seadustik välistab aegunud kuritegude osas kriminaalmenetluse alustamise ja läbiviimise. Kuivõrd vahepeal ei ole ilmnenud uusi asjaolusid, mis viitaksid võimaliku aegumatu kuriteo toimepanemisele ning taolisi asjaolusid ei ilmne ka teie poolt riigi peaprokurörile edastatud päringust, siis ei ole võimalik asuda varasemate prokuratuuri õiguslike põhjendustega võrrelduna teistsugusele seisukohale lugupidamisega sellise. Ja nii, ei, kiri on täiesti selge ja prokuratuur tegutseb antud seadusandluse raames, antud juhul tundub vähemalt niimoodi ja kui see seadusandlus on selline, et kõik see on juba aegunud, siis huvitav, et teiste riikide puhul see nii ei ole. Näiteks, pealt 90 vangivalvurid on kuskilt leitud ja ikkagi vangi pandud ja sellepärast, et need riigituvad inimsuse vastasteks kuritegudeks. Meil tuleb välja, see nii ei olnud. No. Ja politsei vastusest me saime isegi teada näiteks Johannes Lauristini kohta, et see ei olnudki üldse okupatsioon,
vaid tegemist oli nõukogude ajaga ja Johannes Lauristin oli lihtsalt nõukogude ajal aktiivne inimene. Nii et ei ole ta midagi pannud toime. Ei mingisuguseid represseerimisi kellegi suhtes toona ega ka hiljem siis. Ainukene arusaamatu küsimus, miks siis kodanik Arnold Merit püüti kinni panna? No see on siuke poliitiline jama no võt, jälle, aga... Ei no siis on ikkagi poliitiline jama, siis tuleks niimoodi öelda, et praegu oleme jõudnud sinnamaani, et nüüd me oleme tunnistanud, et need nagu enam ei kehti või siis kehtivad või, aga me ei hinda siin, on see seisukoht meile meeldib või mitte meeldib, selline ta lihtsalt on, aga see on muidugi õige küll, et senikaua, kuni need küsimused on kõik vastuseta, otsad on hõljuvad õhus, ühel puhul ütleme niimoodi, teisel puhul ütleme naamoodi, ühel puhul on okupatsioon, teisel puhul on nõukogude võim, ühel puhul on riigireetur, teisel puhul on lihtsalt aktiivne inimene, No meil oli ju see Sinimägede teema oli üleval, mida tohib, mida ei tohi, mida sa tegid, mida sa ei teinud, aga mis mõte mul on? No. Meil on, nagu klassikud ütlevad, tradition ja see on sügavast kaugest keskajast pärit, mida on põlistatud ka Tallinnfilmi filmide kaudu, et kui sina 90-aastane endine vangivalvur kuskil, kes sa võid kinni minna 25 aastaks või 2,5 aastaks, tema puhul enam vahet vist ei ole. Kui sina suudad elada aasta ja 1 päeva Eestis, oled sa vaba. Oli ju midagi taolist. Oli küll, jah. Tähendab linnas, siis muutud linnakodanikuks ja sind ei saa enam taga ajada. Ja. No võt, ja kui ätt elab aasta ja 1 päeva Tallinnas ja tugineb siis president Kaljulaiu ütlusele, et kes tunneb, et on eestlane, see ongi eestlane, on ta siis alles. No Kaljulaidi ei saa kuidagimoodi eriti tõsiselt võtta, sellepärast, et tema ütlustest on kokku pandud terve suur, selline fail, mille kvintessents on see. Õmblusteta ühiskond tuleb meil endal kokku õmmelda. Vaat siin ongi, Ja nii saagu. Ja nii saagu, aga nüüd Henn Põlluaas oli kunagi väga selge jutuga, muide paistis silma, eristus sellega teiste hulgas üsna selgelt. Nüüd on, ei tea, kas on mõjunud see, et on tajunud enda mittevajalikkust, võib-olla mingil määral sotsiaalset tõrjutust isegi, ta on ju olnud väga kõrgetel positsioonidel ja nüüd ühtäkki, aga miks ma seda küsin? Siin ei ole küsimust, me järjekordselt inimene arvab niimoodi, palun väga, inimesel on õigus arvata, mida tema tahab, me oleme sellel seisukohal. Aga ütleb niimoodi, Henn Põlluaas, Eestil tuleks kaaluda Iisraeli-Palestiina 2 riigi poliitikast eemaldumist. Esiteks, Eestil tuleks kaaluda. Kes see Eesti on? No kui nüüd minna eriti kaugel kaalumisega, siis see, kellel on rets silmadel, kaalud ja mõõk käes ja... Eestil tuleks ka... Eesti ja kes on aga Eesti? See on see harjunud poliitiline mula, vabandust, mis ei tähenda mitte midagi. Henn Põlluaas on tore inimene, aga ta on hasarti sattunud selles mängus. No, siin ta ongi. Ja nüüd põhiteesid on tal sellised. See ei ole vabadusvõitlust, tegemist on terrorismiga. Silmas peetakse siis Gazat. See ei ole vabadusvõitlus, kui gaasalane, tähendab, kui Iisrael tungib sinna aladele ja need hakkavad vastu, siis see on terrorism. No. Terve pool maailma või natukene rohkem halvab hoopis midagi muud. Aga olgu peale, nii arvab Põlluaas. Aga huvitav, et Põlluaas, Eesti väikse rahva esindajana, ta oli ju
ega niisugune rahvuslane tundus või on ta äkki astunud uude usku või on no vaata, või on tekkinud uued sidemed. Mitmekülgselt andeka inimesega, siis ühel päeval võib ta olla kuradi kihvt poksija, järgmisel päeval võib väga kihvtilt tantsida balletti. No ei saa ju, praegu sellega ta ju mängib väga hästi meie siukest. Ja nüüd käib välja, Iisrael on vaieldamatult selle piirkonna ainus demokraatlik riik. Iisrael demokraatlik riik. Ja sa vaata, kus 47. aastast alates see demokraatia on laienenud. Isegi ametlikult ÜRO tunnistab, et need on Jordani jõe okupeeritud alad, Iisraeli poolt okupeeritud, see on demokraatlikult okupeeritud siis või. Tähendab, sõltumata sellest, me ei anna kellelegi õigust praegu ja me ei räägi sellest, et kellel on õigus ja kelle poolt tuleb olla või vastupidi, kes on ohvri staatuses ja keda tulebki peksta. Ei, aga lihtsalt põhimõtteliselt, me räägime siin keele ja mõtte loogikast, muud midagi. No, ja samas võib ju öelda, et okupeeritud ala, seal ei ole ju öeldud, kes okupeeris, võib-olla hoopis need teised. Jah. Nii, ja ütleb veel niimoodi, kui teine riik tekikski, siis oleks tegemist järjekordse äärmus islamistliku riigiga. Milline on äärmus islamistlik riik? Kas oskad sa mõnda nimetada? Äärmus islamistlik. Tead, kas Singapur on näiteks või ei ole? Ei, ärme tänaval pekstakse avalikult inimesi. Ihunuhtlust antakse. See on demokraatlik või? Vaatame korraks Venemaa poole. Seal on suur hulk selliseid venelasi, kes ei tea kirikust ega pühakirjast mitte midagi. Ometi nad ütlevad, et ja pravoslavnõi, nad ei teagi teist sõna. Ja võib-olla need, Aga see on üle ilma ju niimoodi. Jah, aga ma tõin lihtsalt ühe konkreetsema näite. Inimesed on üle ilma ja ei tea, peensusteni ei tea, aga kui ta usub, kui ta ei tunne seda asja peensusteni. Ta usub end olevat. No, kui inimesel on endal usk, võtta siis teised olgu selle koha pealt nagu üldse islamist, tähendab ta on moslem, tema jaoks on Allah, kellegi jaoks on Buda, kellegi jaoks on Jessuke, kellegi jaoks on mingisugune tootem nurgas, 3., 4., 5., 10. jaoks ja las neil see olla. Aga nad on suurelt osalt harimatud ka oma usu küsimuses. Aga see ei ole meie asi. Kui ta on selline, las ta siis olla. Kui ta õigustab oma kuritegusid oma usuga. No see on sinu meelest kuritegu, tema meelest ei ole see kuritegu. Sa ei saa kajakat süüdistada sellest, et ta on kajakas, et ta karjub mere kohal, ta püüab sealt isegi kala kinni, siis ta laseb võib-olla sinu hästi uhke paadi kuskil, sirtsutab täis selle värskelt pestud teki või just lakkimisel oleva, ma ei tea, või laseb hirmsa läraka sinu auto kapoti peale. Ta on kajakas, sa ei saa teda süüdistada selle eest, et ta on kajakas. Selle asemel, et leppida sellega, et ta on selline ja püüda kuidagi temaga sellisena läbi saada. Kui sa saad aru, ka tema saab siis sellisel juhul sinust aru. Vaat me oleme erinevad. Ma olen väga palju maailmas kokku puutunud just selliste asjade, et näiteks kas või Aserbaidžaanis, kus moslemid räägivad, et neil on kõikidel mingisugune eelarvamus, kõik räägivad midagi Koraanist. Siis küsi kellegi käest, kas keegi on seda lugenud, sõimab, need inimesed, kes sõimavad. Oi, juba Koraanis on niimoodi, juba Piiblis on niimoodi. Kas olete Piiblis lugenud? Kust te seda võtate? Ja teiseks, Piibli kohta see on üldse tähendamissõnadega kirjutatud, nii et asjatundmatu isik ei võiks selle kohta üldse midagi. Eks Koraangi ole tähendamissõnadega. Ja muidugi. Nüüd, aga ta läheb edasi. Olgu pealegi. Lähis-Ida on olnud läbi ajaloo ebastabiilsuse sõdade ja vägivalla islami fanatismi tallerma. Lähis-Ida, kes sinna korraldas püha graali otsinguid? Need ei olnud islami fanaatikud, muide. Ja islamis polnud siis, islam, see on 7. sajand. No nii, aga püha graali otsingud, millal
pühad sõjad käima hakkasid ja neid muide ei korraldanud islami fanaatikud. Need olid hoopis teised inimesed. Kust tuli see samane Richard esimene, The Lionheart, lõvisüda tagasi Inglismaale. Iseasi, kas ta Inglismaal kunagi käinudki on. Praeguse Inglismaa territooriumil. Ja mis keelt ta rääkis, need on hoopis omaette küsimused, aga noh. Sellest me ei räägi. olgu pealegi. Nii, olgu pealegi. Ja ta on kogu aeg olnud islami fanatismi läbi ajaloo, mille üheks õhutajaks regioonis on olnud äärmus islamistlik ja teokraatlik Iraan. Iraan loodi millal? Tareios oli siis juba Iraani valitseja näiteks või? Ikka Pärsiaga oli tegu, on ju alles veel Pärsia lahe nimetuski ühelt poolt vaadates. Teiselt poolt ütleme, Iraan ei saa olla kuidagi moodi, Iraan on loodud alles hiljuti riigina, nii et ei saa olla kuidagi moodi läbi ajaloo Iraan olla olnud seal mingisuguste rahutuste ja ma ei tea, mis ta õhutajaks, islami fanatismi tallermaa. Vaata, see on nüüd seotud issanda aastaga 1979, kui Prantsusmaal hea ettevalmistuse saanud ajatollah Khomeini tuli ja ütles, nüüd teeme ära islami vabariik ja nüüd loeme edasi. Nüüd, kus Iisrael on olnud edukas sõjas Iraani vastu, näeb, hävitamaks viimase loodavat maailmalõppu tuumavõimekust ja USA on näidanud oma sõjalist võimekust sügaval maa all asetsenud Iraani tuumarajatiste hävitamisega, mis on nüüd välja tulnud, et ei ole hävitatud, on oht Iraani tuumapommi valmimisest oluliselt vähenenud. Nende sündmuste taustal on senisest märksa vähem tähelepanu pälvinud juba 1,5 aastat kestnud Gaza sõda, mille lõppemise märke pole veel näha. Iisrael on Gaza sõda võitmas, kuid propagandasõjas on selges kaotusseisus. Lääne meedia on tulvil südanttõestavaid pilte ja lugusid hukkunud Palestiina tsiviilisikutest. No ei ole siis hukkunud või? Kas ei ole siis hukkunud või? Sealhulgas lastest, kas ei ole hukkunud lapsi siis või? Ja enamikus lääneriikides korraldatakse puna- ja vikerkaare lippude all ägedaid meeleavaldusi Iisrael ja selle poolt ellu viidava nii-öelda genotsiidi vastu Gazas. Seda on tunnistanud ka ÜRO, seda on tunnistanud rahvusvaheline kriminaalkohus, seda on tunnistanud mitmed rahvusvahelised organisatsioonid, et on, meie siin seisukohta ei võta, kas on või ei ole. Meie lihtsalt vahendame praegu seda, mida on öeldud. Ja seda enam, nüüd tuleb Põlluaas ja ütleb, et midagi niisugust tuleb. Millegipärast ei edastata samal ajal Iisraeli seisukohti ega argumente toimuva suhtes ei avata ausalt toimuva tagamaid, näidata nende traagiliselt hukkunud tsiviilelanike ja lapsi. Kui palju on Iisraelis hukkunud tsiviilelanike? Eile oli artikkel sel teemal, aga ma ei lugenud seda. 12. Võib-olla. Ja viga on saanud 10. Kas seal ei vilksatanud mingi asjaga seoses ka 4-kohaline arv, aga ausõna ma ei lugenud seda, ma lasin niimoodi. Nii, nüüd võtame selle proportsiooni. 100 000 ja olgu, aga nii. No see on propagandade põrge võib-olla. Tähendab, antud juhul on Henn Põlluaas ka ei midagi muud kui lihtsalt propagandist. Jah. Olud niisugused, miks? Olud niisugused, ei tea, võib-olla on kuskil midagi veel mängus. Nii, aga olgu. Lennundusekspert ütleb meile niimoodi. Eesti peab investeerima Tallinna lennujaama, et kuidagigi siit ääremaastuvast kohast saaks välja lennata. Paned tähele, et siit saaks välja lennata. Välja saab siit niikuinii lennata. Aga mõtteloogika iseenesest on ääremaastuv ja siit on vaja välja lennata. See on korduv teema, laske siit jalga, meil on sellega omad plaanid, ei ole midagi parata, selline mulje minus ja kui võtame isegi selle, et teeme number 1 lennujaama maailmas,
ja ümberringi midagi eriti ei ole ei elamisega nägemisväärset. No siis vaateratas on ju. kas keegi on kuskile sõitnud lennujaama pärast, et lähme seda lennujaama vaatama ja siis sõidame kohe tagasi. Lennuk nii kaua ootab ja me nii kaua vaatame lennujaama. Aga liebe Freund, Tallinna lennujaam pidi olema ikka kõige nii ilus, nii armas, nii hubane, et jää või elama sinna. Nii et soovime jõudu. Keegi Elina Kukk ütleb niimoodi, laske elada ilma autota. Tallinna kontekstis ei ole tegemist nügimistega, vaid jõulise lükkamisega äärelinna kaugemalle. Kui autot pole, siis nüüd ikka osta, saad maksusoodustust. Kesklinna magistraalid on täis visuaalmüra. Kesklinna magistraalid, kusjuures mitte magistraalid, vaid magistraalid. Käisin mina Tartust läbi, seal on kesklinna magistraalse Vabaduse puieste likvideerimise äärel praegu remondivad, et jätta sinna üks ainukene kitsas rida. Ei, aga visuaalmüra. Ja lairiba, et purjus peaga tuikudes jumala eest ei astu auto ega jalgratta tee peale. Kuule, aga kas sulle ei tundu, et ükskõik mis linn maailmas, ükskõik, kui sa elad keset linna, siis millegi pärast su akende all ikkagi askeldavad mingid kas trollibussid või bussid või mingid inimesed kõnnivad ja mingid autod sõidavad või on kuskil mujal linnas midagi teistmoodi. Keskpõrandale kokku, see on tähendamissõna. Nii, ja nüüd üks otsus, Riigikohtu otsus. Me jällegi ei võta seisukohta, kas see meile meeldib või mitte. Meil on üks teine aspekt siin oluline. Riigikohtu otsus 12 aastat hiljem avaldatud lapse väärkohtlemise juhtum lõppes õigeks mõistmisega. Õieti tegi, et õprale kitli peale andis või? Ükskõik, õige, vale, meeldib, ei meeldi, jätame 12 aastat on see käinud. 12 aastat. Püsivat mõttetööd. Jah, 12 aastat. Vaata see on nüüd üks see koht, et see ületab ka vist. No see ületab, aga kui see loetakse mõistlikuks ajaks, see on nüüd üks kui loetakse, kes loeb? Viimane. No olgu peale. Aga siin on veel muidugi see, et kujuta endale ette pilti, et mingisuguse äiti, no kas või minu enda kohtuasja arutatakse 12 aastat ja siis kuulutatakse mulle välja otsus, aga ma olen juba nii dementne, et ei saa mitte sittagi aru. No vot, igal juhul niimoodi. Poliitikute, võtame järgmise. Poliitikute tegevusetus jättis politsei üliolulise tööriistata. Kas sa paned tähele nüüd põhjus tagajärg? Võtame nüüd loogiliselt põhjus, kausaalsed ja funktsionaalsed põhjused, ehk siis põhjus, tagajärg ja tulemus. Üks asi on tagajärg, teine asi on tulemus. Poliitikute tegevusetus jättis politsei üliolulise tööriistata. Jutt on nendest valvekaameratest, mis pildistavad 20 miljonit pilti kuus ja need teevad pilti ja kuna nüüd lõpetati see tegevus ära, siis on politsei jäänud olulise tööriistata. Algusest peale on see tegevus olnud seaduse vastane. Nüüd selle loogika järgi, kui seaduse vastane tegevus lõpetatakse, siis jääb politsei üliolulise tööriistata. Ehk politsei tegevus on baseerunud ja põhinenud ebaseaduslikul tööriistal. Ebaseaduslikul tegevusel, mille on keegi käima pannud oma allkirjaga. Selle asemel, et öelda nii, kes tegi, mis pärast tegi vajadusel ja võimalusel, saad karistada ja vastutad selle eest. Kui ei ole võimalik kindlaks teha, mis on No keegi pidi allkirja andma. Pidi andma ja mingi kuupäev on seal juures. Ja mingi seltskond pidi võib-olla hääletama.
ja mingi raamatupidaja pidi tegema mingisugused ülekanded. ja mingi raha pidi minema. Ja mingi raha pidi minema. 20 miljonit. Ja nüüd on, paned tähele, aga vaidlus käib praegu selle üle või jutt käib, et kuidas me seadustame ja millal me seadustame ja kuidas ikkagi, sest seda on ikkagi vaja. Ehk ebaseaduslikult alustatud tegevuse seadustamine käib praegu. Andres, see pretsedent on olemas. Selles kirjutab Raigo Sõlg oma õilsas Ahvi raamatus, Ahvis kodanikuks või vastupidi. See on, kuidas Kristiina Ojuland ja Arnold Rüütel sõitsid Kreekasse, parafeerisid Euroopa Liiduga liitumise lepingu ja Kristiina Ojuland veel keksis Eestiski jalalt jalale, et jah, teadsime küll, et on ebaseaduslik, aga nüüd pole enam midagi teha. No, ja sellest on raske aru saada, kuna... No aga põhiseadus tehti pärast ümber. No jah, aga see on ikkagi niimoodi. Nii. Siim Kallas ütleb meile, tasuta hüvede jagamine teeb ühiskonna nii suhteliselt kui ka absoluutselt vaesemaks. Tasuta hüvede jagamine. Mis asi see tasuta hüve on? Kes jagab? Jah. Ja tõenäoliselt maksab selle kinni lõpptarbija ehk rahvas. Tasuta hüvede jagamine. Kas see on siis orjanduse postuleerimine? Kui ma varastasin riigikassast näiteks miljoni, kas see on minul saadud tasuta hüve või olen ma sellest tasunud ka või ei ole? Aga loogika ei pea siin mitte kuidagi moodi tasuta, näiteks ehkki see makstakse loomulikult kinni, ka kooliharidus, koolis õppimine on meil tasuta. Näiliselt. Nii, aga inimene, kes koolis käib, sellest ei maksa ja tema vanemad ka ei maksa. Nende jaoks on asi tasuta. Või ei ole või? Kui tasuta jagatakse, näiteks kaupluses mingi kampaania on ja jaotatakse stritsleid. Kui sa selle stritsli saad, kas sa said selle tasuta või ei saanud? Herr Kallas toob siin välja selle, et orjadele ei ole paljusid asju vaja. See on kaudne mõte. Siim Kallase enda, ja nüüd võib öelda juba ka perekonnasaaga, on üks suur küsimusmärke tekitav omandamiste, väidetavate omandamiste jada. Veebfond, R-hooldus, $10 miljonit Eesti Pank. Kuni sinnamaani välja, et hoiukassast, kui ta oli hoiukassade peavalitsus, hakkas kaduma nende inimeste raha, kes olid välismaal surnud. Ta taheti juba tol ajal vastutusele võtta, aga Bruno Saul, toonane ministrite nõukogu esimees, võttis ta isiklikule käendusele ja see hoiti ära. Nüüd, kui öeldakse, et ta on kõikides astmetes õigeks mõistetud, ei pea paika. See on vale. Siin on aegumis. Ei ole. Ei ole. Riigikohtu otsus, võtke välja. Seal on kirjas, kuritegu on toime pandud ja lõpule viidud. Ja saadeti esimesse astmesse tagasi. Ja siis juhtus midagi sellist, mida ei ole juhtunud ei enne ega pärast, vahetati välja ööga. Prokurör, kohtunik. Ja siis see maakohus tegi ümber Riigikohtu otsuse. Nii käis asi tegelikult. Nii. Ja mitte kuidagi moodi teisi. See tähendab, et Riigikohus ei ole meil kõige kõrgem kohus. Tuleb välja niimoodi. Jah. Antud kaasuse puhul tuleb välja niimoodi. Nüüd Siim Kallas ise, kas tegemist on targa inimesega, vaieldamatult, särav, seltskondlik, suurepärase ettevalmistusega, igati haritud inimene. Kõik on olemas, aeg on olemas, tahtmine olemas, motivatsioon on olemas. Ainult üks asi, see on, mida meil näiteks valimiste eel või ka praegu, kui võimalikust linnapeast Tallinnas näiteks räägitakse, siis üks asi on
tähelepanu alt välja jäänud. Kujuta ette Lukksepa, kes on koolis kõigepealt käinud, käis kutsekoolis, paistis juba seal silma suurepäraste oskuste poolest, taiplikkuse poolest, siis ta läks tööle kuskile, metallitööstusesse kuskil, tegi seal mingeid imeasju, lukkusid, avas suvalisi lukkusid, kõik, ainult arenes, kogemuse omandas, kõik edasi, lõppude lõpuks asendamatu spetsialist, suurepärane ju, ainult et nüüd tuleb üks küsimus. Stimulatsioon olemas, motivatsioon olemas, kõik, aga orientatsioon, milleks sa kõiki neid suurepäraseid Lukksepa oskusi kasutad? Näiteks, üks võimalus on, sa oled seal kuskil teenindusbüroos, inimesed on hädas, tulge, tehke mul, palun, aidake mind. Sa tuled sekundiga, palun, kõik suurepärane, inimesed on rõõmsad, rahul sinuga, sa oled hinnatud spetsialist, inimesed peavad sust lugu. Või teine võimalus, orientatsioon on teha head, aga kui on orientatsioon vastupidine, sa kasutad oma suurepäraseid Lukksepa oskusi näiteks naabri või üleaedse sahvrisse sisse murdmiseks. Teed selle sahvrilukku lahti, hopsti, ja moosipurgid ja kõik, mis sinna juurde kuulub, ka kapsatüngi, läinud nad ongi. See tähendab, et orientatsioon on ka tähtis. Mis inimene sa oled? Milleks sa oma oskusi kasutad? Ja Siim Kallase puhul tuleb täpselt samasugune küsimus. Vaieldamatult säravisiksus, vaieldamatult tark, kõik on olemas. Aga milleks on neid oskusi siiamaani kasutatud? Nõukogude võimu õõnestamiseks. Ahah, no selge. Kui sa nii ütled. Ahah. Muide, üks huvitav uudis tuli ka veel Aafrikast. Kas sa mäletad, siin käis vabadusvõitleja Kasparov, keda tsiteeriti ette ja taha? Ja... Oli. Nüüd Garri Kasparov on välja tulnud, Bloomberg muide annab teada, mis ei ole Kremli hääletorvu ega isegi mitte Valgevene oma. Vaid on välja tulnud, et ta on seal Lõuna-Sudaanis riigipööret käinud ette valmistamas. Hakanud relvaärikaks ja kõike seda teinud. No need orientatsioon. Jah, no võt, mõistab mitu käiku ette, aga vahele tema ometigi jäi. Nüüd, mis sellest kõigest saama hakkab, ei ole selge, aga uurimine käib, nii et Garri Kasparov on meil, tuleb välja Aafrika riigipöörajaga veel takka peal. Aga me järjekordselt, me ei anna hinnanguid, vaid Bloomberg on meile selle ette mänginud, palun väga loeme ette, anname rahvale ka teada. Nii, missuguseid meeletuid meetmeid me oleme kõik nüüd rakendanud ja meil on CO-kvoodid ja kõik, mis meil on ja me maksame sellest, nii et silm sinine. Elektrihindadesse on isegi sisse kirjutatud. Loeme, maailma energiatootmise CO2 heide jõudis mullu taas rekordtasemele. Noh, mis me siis nüüd punnitasime siin? Keegi saboteerib. Mismoodi see käib siis? Kuule, kas sa pole kuulnud kuskil, et keegi roheline ütleks midagi selle kohta, et kulge, iga pomm, mis lõhkeb, et see toob nii palju CO2. Oled sa kindel, et see on üldse mõõdetav kogus, mis seal üleval on? Kui palju seal kõigub? Kas mingisugused rohelised, mingi sõja lõpetamise poolt on ka kuskil või sõja vastu on sõnavõtt? Unista. See ei ole aktuaalne, tähendab see pommindus, see kõik ei häiri absoluutselt. See käib asja juurde. See käib asja juurde, selge. Et saaks hästi pommitada, selleks lõpetame kõik muud CO ära. Jaa, sina hakkad käima jala. Ahah, selge. Nii, nädala kommentaar. Gabrielus Landsbergis teatab meile. Poliitvangide vabastamine on Lukašenko järjekordne pettus. Tihhanovskaja abikaasa lasti vabaks. Ja siis lasti vabaks ka keegi Allan Rojo, kes oli vangi võetud seal. Ja Gabrielus ütleb, et see on pettus. Tegelikult, no kui seal, et ta vabaks lasti, et nad vabaks lasti, see on pettus, siis tähendab ei lastudki või? Võib-olla on rõngas jala küljes või jälgitakse vaikselt. See ei ole päris vabadus. Nii, ja nüüd tuleb Igor Taro, meie lemmik, sõnastus. Tähendab, Moskva kool ei ole läinud mööda külgi maha.
ehitame Euroopale vabaduse müüri, et orkid püsiksid Mordoris. Mina hiljaaegu sain üldse teada, kes need orkid ja mis see Mordor on. ma ei ole siiamaani välja uurinud, aga paned sa muinasjutuga on tegemist. ta tahab oma muinasjutu vestmistele panna hiilgava krooni. meie käsi seovad seadused. lõpetame seadused ära, seda ütleb siseminister muide, et mingeid seadusi. aga vaata, kui hea tal on pärast seda sise olla ja minister. kuid me seaduseid ei muuda, mitte seaduseid, vaid seadusi, õpiks eesti keelt kõigepealt natukene ja siis räägiks edasi, aga olgu peale. kui me seaduseid ei muuda ja hakka tegutsema otsustavamalt, jääme moraalselt õigeks, aga jõuetuks. Tähendab, moraali küsimus enam aktuaalne ei ole. Ei ole, kui seadus ütleb teisiti, siis pista oma moraal, eetika ja traditsioonid sinna, kuhu seadus suunab. Uskumatu, tähendab, ja seda räägib meile siseminister. Aga Moskva kool, midagi teha ei ole. Kus võiks olla parim paik, et mõista vabaduse väärtust? Loomulikult seal, kus algab vaba maailm. Narva Sõpruse sillal, mille keskoa lähedal on paigutatud ridamisi betoonid lõiketraadiga draakoni hambad. Nende vahetust lahendusest saab selgemini aru, millises suunas ja mille nimel tuleb Eestil ja Euroopal liikuda. See tähendab, et... Mis sinna suunas siis või? Ei, ma üle silla või? Ikka selle peale, et vabaduse tähtsust ja hüvesid mõistab see, kes istub väikeses kambris kinni. Ehitame müüri ümber. Ja kuula nüüd, teisel pool on Venemaa, kes ründab sõjaga oma naabrit, kuna nad on esitanud väljakutse neile peale surutavale Kremli tumedale ideoloogiale, kus kodanikel puudub roll poliitikas. Kui neil puudub roll poliitikas, siis mis sanktsioonidest me räägime kodanike suhtes? Neil puudub roll poliitikas, ütleb meil siseminister. Kehtib range tsensuur ja kuula nüüd, miilitsa vormi nähes, Venemaal ei ole ammu miilitsat, seal on politsei muide. Politsei kaitseb riiki, miilits kaitses rahvast. Miilitsa vormi ei ole seal ammu. Aga olgu, miilitsa vormi nähes on targem minna üle tee, räägib oma kogemusest või. Ja ettevõtlusega saab tegeleda peab olema. Ainult siis, kui mõnel oluliste sidemetega tegelasel pole su omandi vastu huvi. Mis ettevõtlusega? Pead olema. Tead see imperialismi paljastamise. See on nagu ühiskonnaõpetuse õpikus, mäletan, oli lause, et huligaansus on kui mäda, mida imperialismi käsilased aplalt noolivad kuskilt paisetelt midagi taolist. Ja. Aga see tekst on täpselt sama. Ja Trotski oli antileninlikul platvormil valmistudes vajuma oportunismi mäda sohu. Ja Kalev Stoicescu, see on oma tekstides muutunud täiesti pööraseks, aga ma ei tea, mis selle küll tinginud võiks olla. Lõppfaas peab praegu ära tegema. See oleks rahvuslik kuritegu, kui kõik pöörduks tagasi Keskerakonna aeg. Keskerakonna aeg, millal see oli siis? Kas see oli rahvuslik kuritegu siis või? Aga paned sa tähele, see on üleskutse hävitamisele. Ma ei räägi Keskerakonnast. Need on vaenlased, need on reeturid, hävitage. Teised on vaenlased, hävitage. See on natsism ja paranoia. Keskerakond esindab teadupärast tervet hulka Eesti Vabariigi kodanikke. Ja liikmeid on umbes 10 000 vist. Liikmeid on 10 000. Tähendab, need kõik tuleb panna vangi. Ametlikult registreeritud liikumine. No ja mis sellega siis on? Vaata, eks see ole niimoodi... Mis on Keskerakonna aeg? Keskaeg. Keskaeg. Või, no ma ei tea, Aga kust tulevad sellised sõnavõtud, sellised mõttekäigud? Ma saan aru, kui... Kas see on vaenu õhutamine või ei ole? Loomulikult on. See on nagu propastopp, aga vaata, propastopi puhul tekib alati küsimus, et ma saan aru, et igal riigil on ideoloogia.
igal riigil isegi peab olema mingisugune riiklik ideoloogia, mingisugused seisukohad, mis on üldaktsepteeritud, üldiselt aktsepteeritud ja millest lähtutakse. Aga nende kaitsmine peaks olema kuidagigi moodi mingil tasemel. Noh, tase võiks olla, et no, see ei peaks olema nii selline face em up table. See peaks olema ikka, noh, mingilgi arvestataval intellektuaalselt tasemel. Aga kui seda taset ei ole, seda tehakse. Kui siin kuulutatakse välja, et meil on Eestil on üks vaenlane ja see on tema rahvas. Jah, hämmastav. Ja nüüd lõpetuseks, minu lemmikteema, ülikoolid, mitte ainult ülikoolid, vaid üleüldse. Tehisaru abil valmis tudengi magistritöö 2 nädalaga. Maladets, Mitšurin. Ja ta ütleb ise niimoodi, raske on ette kujutada, et kirjutaksin ilma selleta nii pika teksti. Tähendab, ilma tehisaruta enam teksti kokku kirjutada ei oska. Tudengil, kes kirjutab magistritöö ja ettekujutus selle kohta, et ta teeb selle oma aruga kuidagi moodi valmis. Aga magistriks saab tema. Magistriks kahjuks saab tema, mitte tehisaju. Aga ma sain hommikul ilusa kirjatüki, et Microsoft teeb oma toodetest selle tehisaru kasutamise kohustuslikuks ja sulle ei jää valikuvõimalusi. See on kõige aktiivsem teatava ideoloogia ja mõttekäikude peale surumine, mida ma oma eluajal olen näinud. Muide, Bill Gatesi abikaasa Melinda, see võib olla ka müüt, aga võib-olla ka ei ole, oli pulmaööle järgneval hommikul öelnud Billile, Bill, nüüd ma tean, miks su kompanii nimi on Microsoft. Ja, ikka juhtub. Jah. Aga mida võib siin kokkuvõtteks öelda? Me ei tee lolli nalja. Me jälgime valitsusi ja anname edasi fakte. Ja kui selle juures, siin mõned päevad tagasi oli artikkel, et miks Eesti rahvaarv kahaneb, miks naised ei sünnita. Kui suur on üldse naiste sünnitamise protsent hullumajades? Oskad sa öelda? Ei oska. Ma ka ei oska. Aga ma kardan, et see vihjeline võrdlus ei ole siin kohatu. Kui me kuuleme, kui meile... Tähendab, asi on selles, et sotsiaalsed küsimused ei ole selles riigis siin veel küsimus, tähendab, arutusele tulnud. Ega nad ei tulegi. Tõenäoliselt ei tule. Ei teata ei midagi, ei deprivaatsusest ega sellistest asjadest, mis on sotsioloogia alused. Ei teata marginaalsusest ja väga paljudest teistest asjadest lihtsalt ei teata mitte midagi. Selles õhkkonnas, mis on siin loodud, on täiesti loomulik, et inimesed, kui neil puudub igasugune usk, mis on neilt võetud, sõprusesse, tulevikku, jumalasse, homsesse päeva, minevikku, ükskõik millesse. See on asendatud igavese üksindusega. Egoga ja mingisuguse edukultusega, siis ei saagi midagi juhtuda. Siin ei saa mingisuguse lahendusega, et anname natukene mingist fondist raha juurde või võtame vastu jälle mingisuguse otsuse või midagi. Nendega kõik mittesüsteemsed lahendused on ebaefektiivsed, juba ette määratult ebaefektiivsed. Efektiivsed saavad olla ainult süsteemsed lahendused. Ja üks süsteemne lahendus on, vaata, kui hakata seda kuidagi pidi nüüd sättima, ma usun, et seda teati juba vanas Kreekas. Valitsuse jõud ei ole mitte selles, et rahvas on loll, vaid selles, et rahvale on sisendatud, et ta on tark. Ega info on ka ära võetud.
noh, kõik on, jumal hoidku, kus see info ära võetud on. Vaata, kui palju meil igast asju ilmub ja sotsvõrgustikud peavad pulmi ja aga vaat selles ongi lugu, et reaalne informatsioon, korrastatud informatsioon on asendatud infomüraga. Sulle räägitakse kogu aeg sellest, kuidas trillukas, kallukas ja mallukas kaheks enam või kolmekesi läbi ei saa, kes kuskil mitu korda hommikul kemmergus käis, kes kuskil sinna kemmergusse protseduuri kutsus pealt vaatama või tuli keegi pealt vaatama. Tegi selfisi ja mis sellest nüüd arvasid ja mitu laiki see junn seal parasjagu sai või ei saanud ja nii edasi, nii edasi. Neid tuleb uksest ja aknast, seda on pöörane mass, nii et reaalne info maailmas toimuva kohta lihtsalt upub sellesse ära, seda ei leita enam üles, kõik võimalikud otsingusüsteemid teevad selle ajapikku täiesti võimatuks, sulle pakutakse kõik võimalike kuulsuste, nii-öelda kuulsuste, no ma siiamaani ei tea. No tuntus, kes on üles haibitud, välja kuulutatud, kui see midagi teeb, ajakirjanikud, kirjutage, aga ärge solvake. Ja kõik loevad ja kõik elavad sinna nagu kaasa. See on nagu nende Mehhiko seriaalide mingisugune sündroom, kus väikelinnades suri elu välja, sellest kõik istusid teleka ekraanidele, vaatasid, kuidas Fernando ajab Luciat taga juba 1831. seerias ja teine Fernando juba aimab, et asi ei ole õige. No ja nii ongi. Aga reaalselt ja lõppkokkuvõttes, kui sulle hakatakse mingit reaalset pakkuma, et kuule, seal käib hoopis niisugune asi või niisugused hoopis tõsisemad asjad, siis su aju ei suuda seda enam vastu võtta. Ei, see, andke mulle palun pulma. Analüüsivõime hävib. Sünteesivõime täpselt samamoodi. No, mis sa teed, kui sul on vale info, mida sa saad sünteesida? Analüüs, see tähendab, võtad lahti, prepareerid, süntees paned kokku tagasi. Jah, aga uut moodi võib-olla, innovaatiliselt. No näiteks, võt kuidagi niimoodi, nii et jõudu. Jõudu, mõistust vaja. Ja. Aga aitäh, Andres Raid, väljauuriv ajakirjanik. Ei ole midagi parata, mulle tundub, et me peaksime selle lõunatunni, kus me sinuga oleme ümber nimetama õudusjutte maalt ja merelt. Ei ole, miks pärast? Kui see aitab kellelgi natukene asju võib-olla teise külje pealt vaadata, meile, miks mitte ka vastu vaielda või omapoolseid seisukohti esitada, siis ainult tere tulemast. Ja aitäh kõigile, kes te suudate ja julgete meid toetada ja kes te tõenäoliselt ei ole masohismi all kannatajad selle saate raames. Ole sa tänatud, Andres Raid, ja meie püha sõda läheb loomulikult edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.